räägin mingi reisiloo. Ma tean, sulle käivad närvidele, aga tead, ma olen nüüd käinud umbes, ma arvan, 70 riiki on täis, on ju. Ja tegelikult on olemas ka mõni selline riik, kus ma ei ole käinud ja kuhu ma mitte kunagi enam ei lähe. Et arvad, et miks, on ju. Ja ma räägin, miks. Ükskord olin Ida-Aafrikas, on ju, sinna alla peaks siis kuuluma Keenia, Tansaania, Zanzibar, Uganda ja Rwanda. Ja oleme seal Uganda piiri peal, keset mitte midagi. Seal on üks piiriputka ja kontrollitakse dokumente. Ja onu vaatab mu passi ja ütleb, et aga kus su viisa on, on ju? Ma ütlen, et mul on Ida-Aafrika viisa, et mis te probleem on? Ta ütleb, et ei, on ju. See ei sobi. Okei, ma saan aru, et ta tahab mu käest saada $100 ja küsin siis, kas see on $100. Ta ütleb, et ei, see ei ole $100, et see tähendab seda, et sa võtad oma kodinad, kolistad tagasi eelmisse linna, netis, ma tuletan meelde, et see oli umbes 10-15 aastat tagasi, netis teed aplikatsiooni, täidad aplikatsiooni, saad viisa ja siis tule uuesti. Mis seal ikka, kolistasime oma kodinatega bussi pealt maha, kõik inimesed vaatasid ja mingi imega saimegi sealt mitte kusagilt tagasi sinna eelmisse külla sõidetud ja sellel ajal olid internetikohvikud. Ja siis lihtsalt läksingi sinna ja lihtsalt puhtalt jonni pärast täitsin selle aplikatsiooni vormi ära, nägin selle vaeva ja vastus sellele ei tulnud mitte kunagi. Ja ma mõtlen, et nali on veel selles, et internetikohvikuga, et siis seal ju Ugandas elekter läheb väga tihti ära, siis tõmmati diiselgeneraator käima ja sealt tuli Wi-Fit otse diiselgeneraatorist. Ja kui sa ei taha riigina, et sulle tuleb turist, kes tuleks tarbiks sinu elamist, transporti, majutust, kõiki lõbustusi, söögi asju ja kõike, mida sul on pakkuda, siis mina ka ei taha teie juurde rohkem tulla.